Ma näitan nüüd, kuidas lahendada ühe tundmatuga mitme üksliikmega lineaarvõrrandit. Siin on mitu sammu vaja teha, et me jõuaksime lõpuks välja selleni, et x võrdub millegagi. Me näeme, et x on siin vasakul poolel kahes kohas ja paremal poolel ei ole seda üldse, aga siin on veel palju muud huvitavat, siin on kaks harilikku murdu vasakul poolel ja nende vahel on veel miinusmärk ka. No millest siin võiks alustada? Mõelgem sellest vasakpoolsest avaldisest kui ratsionaalavaldisest lihtsalt. Tühja kah, et meil siin need x-id on, aga me oskame ju üksliikmetega toimetada. Seega esimene samm siin võikski olla, et me liidame need kaks harilikku murdu kokku. Milline võiks olla ühine nimetaja? 24. Nii, võtame 24 ühiseks nimetajaks. Mis tähendab seda, et laiendajaks esimesele murule saame 24 jagatud 6 võrdub 4 ja teisele 24 jagatud 8 võrdub 3. Ja nüüd ülesse me saamegi kirjutada selle tehte niimoodi. 4 korda 4x miinus 2 miinus 3 korda 4x miinus 4. Ja ma teen siia ilusa sirge murrujoone ka veel vahele. Ja paremale jätame esialgu 9. Nüüd tuleks siin vasakul poolel murru nimetajast teha läbi lahti korrutamine, sulgude avamine. Meil on siin kahed sulud vaja avada, niimoodi, et neid sulge lõpuks üldse ei oleks, sest siis me saame koondada. Praegu on need x-id ikka veel kusagil peidus, sulgude sees peidus. Niisiis, järgmine etapp, sulgude avamine. 4 korda 4 on 16 ja veel x-i ka. Ja 4 korda miinus 2 on miinus 8. Miinus 3 korda 4 on miinus 12. Miinus 3 korda miinus 4 on, vabandust siin, et x jäi puudu, sest me korrutasime miinus 3 ja 4 x-iga, siis on miinus 12 x-i ja nüüd miinus 3 korda miinus 4 on pluss 12. Alla jätame 24, murrujoon vahele ja paremale poole no jätame endiselt 9. Nüüd me saame koondada lugejas. 16x miinus 12x on 4x. Nagu sa näed, ma ei kirjutanud praegu seda tärni või korrutusmärki vahele. Seda ei pea kirjutama siia vahele, kui meil on kordaja ja tundmatu tegemist on üks liikmega. Me saame niigi aru, et see 4 on selle x-i kordaja, et meil on need x-i 4 tükki. Ja vabaliikmed ka kokku miinus 8 pluss 12 on pluss 4. Ja nimetajasse jääb 24 ja murrujoon vahele. Võrdub. Ja nüüd oleks mõttekas kirjutada see 9 harilikku murruna, nagu 9 ühendikku. Miks? Sellepärast, et nüüd me saame kasutada võrde põhiomadust. Me saame risti läbi korrutada. Sest muidu me peaksime veel tegema sellise lahutamistehte, mida me küll saame teha. Ma pärast näitan ka, kuidas seda teha. Aga esialgu ma tahaksin näidata, kuidas me saame selle lahendada võrde põhiomadusega. Risti korrutame läbi diagonaalis siis üle võrdusmärgi. Kõigepealt, ma hakkan siis vasakult pihta, siis on lihtsam võib-olla jälgida. Niisiis 4x pluss 4 korrutame risti üle võrdusmärgi 1. Nüüd on võrdusmärk ja 24 korrutame risti üle võrdusmärgi 9. Ja nüüd vasakul saame taas sulud avada. Siia jääb siis 4x pluss 4 ja paremale poole, kui palju on 9 korda 24, 9 korda 20 on 180 ja 9 korda 4 on 36, saame kokku 216. Nüüd tuleb ära otsustada see, et kuhu me mida koondame, kummale poolele. X-id on ainult vasakul pool praegu ja x-id
x ei ole vaja rohkem koondada. Neid ongi 4 tükki. Ja see 4 on positiivne arv, nii et ongi mõistlik see 4x jätta vasakule poole. Ja pluss 4 viime teisele poole, saame 216 miinus 4. Seega 4x võrdub 212 ja siit x võrdub, mitu korda 4 läheb, 212 sisse, 21 sisse läheb 5 korda, 1 jääb üle ja 12 sisse 3 korda. X-i väärtuseks saime 53. Mis oleks juhtunud, kui me nüüd oleksime ristkorrutise asemel teinud murdude liitmise? Näitan siin kõrval nüüd selle ka ära. Ma mõtlen, mis värv selleks sobiks. Panen siia rohelise näiteks. See on liiga sarnane. Okei, ma teen selle lillaks. Niisiis sel juhul kirjutan siia kõrvale, sest siin on rohkem ruumi. 4x pluss 4 jagatud 24-ga ja see 9 tuleb siis teisele poole viia. See 9 ühendikku võrdub 0-ga. Ja murre on vahel. Ühine nimetaja on 24. Nüüd me saame siia ülesse 24 laiendajaks ja lugejasse jääb 4x pluss 4 miinus 216 ja see kõik võrdub 0-ga ja murru on vahele. Ja nüüd koondan üleval 4x 4 miinus 216 on miinus 212 jagatud 24-ga võrdub 0-ga. Ja nüüd ongi küsimus, et mis siis nüüd edasi saab teha. Jagatis on 0, kui jagaja on 0. Mis tähendab seda, et see 24 ei mängi üldse mitte mingisugust rolli siin, selle kaudu me lahendit leida ei saa. Seega nüüd me jõuamegi sinna, et kasutame ainult jagajat. Ja saame, et 4x võrdub 212, aga see on ju täpselt sama, mis me enne saime. Ja saame, et x võrdub 53. Ega siin praegu selgelt välja ei tulnud, kumb on lihtsam, kas kasutada ristkorrutist, võrdepõhiomadust, või teha see harilike murdude liitmisena. Tee nii, nagu sulle sobib. Ega kumbki võtta ju keelatud ei ole. Mitu teed võivad viia samasse kohta välja. Nüüd tuleb muidugi kontrollida ka, kas see 53 on õige lahend. Kõigepealt vasakpool. Paremat poolt meil ei ole mõtet siin midagi arvutada, paremal poolel ongi 9. Nii et kui me saame vasaku poole väärtuseks 9, siis on lahend õige. 4 korda 53 miinus 2 jagatud 6 miinus 4 korda 53 miinus 4 jagatud 8 võrdub. Mis siin üleval nüüd tuleb? Kas on mõtet üldse välja arvutada seda 4 korda 53? Ma pakun, et ei ole, sest meil on mõlemas murrus ju see olemas. Seega me saame selle tuua ilusasti sulgude ette välja. Niisiis, 4 korda 53. Oota, kas saame või? Ei saa. Praegu vist veel ei saa ikkagi. Ei, miks ei saa? Ei saa. Okei, siis teeme niimoodi. Et ikkagi see, arvutame välja, palju on siis 4 korda 53? 212 on ju. 212 miinus 2 jagatud 6-ga
miinus 212 miinus 4 jagatud 8. 212 miinus 2 on 210 jagatud 6. Miinus 212 miinus 4 on 208 jagatud 8. Nii kui palju läheb 6 210 sisse, äkki jagub täpselt, sest 3-ga need mõlemad jaguvad igatahes. Nii 6 läheb 3 korda. Või taandakski kõigepealt 3-ga ära. 210 3-ga on 70 ja 6 3-ga on 2. Nii ja 208 ja 8 jaguvad näiteks 2-ga. 104 jagatud 4-ga. 72-ga on 35. 104 4-ga on sama palju kui 52 2-ga ehk 26 ja see võrdubki 9. Ja parem pool on ka 9, järelikult lahend x võrdub 53 on õige.